õpetaja Ants Kruusimägi lähedased, kutsutud külalised, tema õpilased ja praegused Eduard Linde nimelise Juru gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Minu nimi on Sirje Laansoo ja olen Eduard Linde nimelise Juru gümnaasiumi direktriss nüüd juba 2 aastat. Ma arvan, et piisav aeg on möödas kella 2 ja me võime alustada. Aitäh teile tulemast! Kui mina olin veel väikene mees, üks heli helises vinna sees ja kui mina sirgusin suuremaks, läks heli vinnases kangemaks. Nüüd on see heli pea matnud mind, talla rusuks on raugenud vind. See heli, mu elu ja minu hing, tal kitsaks on jäänud maapäälne rind. Oleme siia kogunenud, et pidada maha meenustuste päev Juru kooli endise õpetaja Ants Kruusimägi tegemistest, toimetamistest, nii inimese, õpetaja kui ka koolipoisina. Selle nädalises on mitmed inimesed kirjutanud artikleid temast, sellest legendaarsest koolimehest Jurus, emakeele ja kirjanduse õpetajast. Ja nende artiklite põhjal on minul ka pisikene aim ja ülevaade tekkinud selle inimese kohta. Jurus sisse rändanuna, siin koolis alles 2 aastat tööd teinud inimesena, ei teadnud mina ka Ants Kruusimägist suurt midagi. Enda üllatuseks sain nädalises ilmunud artikli veergudelt teada, et minu praeguses elukohas Uimetsa külas on enne Juru tulekut Ants Kruusimägi koolijuhataja ametit pidanud ja sinnagi oma jälje jätnud. Et need samad kuused, mis on nüüd juba suured ja kipuvad see kuusehetk juba ühest otsast kuivamagi, on ka tema õpilaste ja tema istutatud ja tema eestvedamisel sinna tekkinud. Legendaarne õpetaja, mida see endast tähendab? Võib-olla saame täna teada, sest meie külalised on valitud ja kohale tulnud just sellel teemal meid nüüd valgustanud. Oma õpilastele, kes on siia kogunenud, tahaksin ma öelda nüüd nii palju. Teil võib-olla tekib küsimus, et Ants Kruusimägi homme oleks ta saanud siis 95 aastat vanaks. On juba 17 aastat meie hulgast ära olnud. Ja nüüd peate teie, praegused Juru gümnaasiumi õpilased, siin istuma ja kuulama mingisuguse õpetaja kohta, kellest te mitte midagi ei tea, mis pärast teile see kohustus on peale pandud. Esiteks jätame kõik meelde, mina ja teie ka, et Ants Kruusimägi oli see emakeele ja kirjanduse õpetaja, kes 60. aastate keskel Eesti Vabariigis koolidele nime leidmiste buumi ajal oskas välja valida ja oma tollaste õpilastega välja võidelda Juru koolile just sellise mehe nime, kelle
kandmise üle on meil praegugi hea meel. Tollel ajal valitud paljudest teistest parteiliidrite nimedest ei taha praegused koolid enam midagi teada. Aga Eduard Vilde nimeline Juuru gümnaasium kannab oma nime uhkusega 35. aastast ja see on just õpetaja Ants Kruusimägi suur rabelemine ja tore pärandus meile temalt. Täpselt samamoodi ei oleks võib-olla Mahtra muuseum olnud just nii vana, nagu ta praegu on. Mahtra muuseum oleks tekkinud sutsu hiljem, võib-olla alles tänasel päeval, aga Ants Kruusimägi oli see, kes kõik kokku pani siis Vilde Mahtrasõja oma tegemised siin Juurus. Ja veel üks asi, mille pärast õpilased võiksite nüüd tänast esinemist erinevate inimeste poolt tähele panna. Teid õpetavad praegu paljud õpetajad. Ja igapäevase koolipingi nühkimise juures ei tule teile nagu pähegi, et kõik need inimesed kujundavad teie iseloomu ja annavad teile eluks kaasa rohkem kui ainealaseid teadmisi oma isiksusest tükikese. Kui palju teie igaüks nüüd vastu võtate nende õpetajate käitumismaneerist ja suhtumistest ellu, see oleneb igaühe teie enda iseloomust. Aga need täiskasvanud inimesed, kes siin saalis istuvad, võivad kindlasti kinnitada, et paljude õpetajate hulgast jäävad meelde üksikud. Teie saate sellele kinnituse aastate pärast. Mina võin küll öelda, et on õpetajad, kes on kuidagi unustuste hõlma vajunud ja teised, kes ikka ja jälle meelde tulevad ka siis, kui ma nüüd praegu pedagoogina pean õpetajana pean õpilaste ette astuma. See sõna legendaarne õpetaja, ma arvan, ongi välja käidud just Ants Kruusimägi puhul sellise õpetaja kohta öelduna, kes on jäänud oma õpilastele millegi poolest meelde ja väärib meenutamist ja austamispäeva ka palju hiljem, kui tema tegemised on siin Juurus õpetajana juba unustuste hõlma pannud. Veel kord aitäh kõigile, kes te täna olete viitsinud ja pidanud vajalikuks meie kutse peale Juuru kohale sõita ka väga kaugetest Raplast, hoopis eemal olevatest Eestimaa punktidest. Tere tulemast teile ja enne, kui me läheme nüüd kavaga edasi, palun ma vabandust, kui ma tulevikus siin esinejatele märku annan ajaga väga ökonoomselt ringi käia, sest meie kooli õpilastest 3/4 sõidab bussidega ja esimene bussiring läheb meil 3:30. Mõni õpilane võib-olla peab vajalikuks ka Raplasse suunduvale bussile peale 3 minna. Kui väga suur põhjus on, et ei saa minna hilisema bussiga, siis me eriti palju pahaseks ei saa. Aga need bussiringi ajad on need, mis panevad meile ette lõpetada täpselt 15:25. Praegu aga annan siis sõna Mahtra muuseumi esindajale proua Liia Schmidt. Hariduses peitub suur väärtus ja jõud. Seda ei tunnusta üldse hariduse osalised, vaid seda aimavad ja tunnevad need, kes on jäänud hariduse võõrastasteks. Säilimise ja igatsuse tund hariduse järele on kogu meie rahva ülimaid hingeväärtusi. Ei ole vist kellelegi võõras see pilt, kuidas harimata kui ka hariduse valgust näinud vanemad saadavad omi lapsi esimest korda kooliteele. See on suur silmapilt perekonna elus. Vanemad on valmis kõik ohverdama selleks, et laste tulevik saab hariduse kaudu selgemaks ja paremaks. Kõlab tänapäevaselt, aga nii algab 30. aastate lõpus välja antud raamatu Läänemaa õpetajate seminar 1920
Homme, 17. aprillil möödub 95 aastat just sellesama Läänemaa õpetajate seminari 7. lennu lõpetaja, kauaaegse minu kooli õpetaja, Mahto Tammekopa-Muuseumi rajaja, Teeneka näitejuhi ja kodukuulija Ants Kruusimäe siis. Ants 1938. aastani Anton August Kruusimäe sündis Vihugas. Tänu Läänemaa õpetajate seminarist saadud mitmekülgsetele kogemustele ja oskustele said tublide õpetajate kõrval ka aktiivsed seltsitegemised, näitejuhid, koduuurijad, muusikud, spordimehed. Lõpetajate seas olid tuntud koolimehed, kauaaegne haridusminister Kärdina Teisel, haridusministri abi Ants Kruusimäe kursuse kaotaja Jüri Kipper, Kihnu saarel elanud ja õpetaja ning koduuurijana tuntud ka legendaarne Teodor Saar. Sama kooli vilistused on ka Märjamaal aktiivselt tegutsenud ja Raplamaal tuntud August Kelder ja Heini Ulbogu. Kuni 1969. aasta suveni oli ta Lugu koolis õpetaja. Siin tegi ta oma ellutöö. Austuse ja tänutundega meenutavad teda veel paljud tema endised õpetajad ja kolleegid. Minu õde 69. aastal Lugu kooli lõpetas ja olin ka selle lõpuaktusel ja mäletan seda lõpuaktust ja seda Ants Kruusimäe lõpukõnet oma lõpetajatele, siis see oli nii, et suuremas osas saalis istujatest olid isad. Ants Kruusimäe huvi kohaliku ajaloo vastu tärkas kohe peale Lugu tööle asumist. 1932. aastal oli ees Mahtra sõja 75. aastapäeva pidustused ja ta üritas aktiivselt korraldust toimukonda. Asus ausamba jaoks raha kooruma, lavastas koos Andres Täreniga Mahtra sõja, mängides ise Herbert Keelit. Kruusimäe algatusel loodi 48. aastal Juuru kooli juurde kodulugu, mis kasvas 58. aastal juba Juuru uues Juuru kultuurile avatud kirjategemiseks muutunud ja sealt edasi juba 1970. aastal avatud Mahtra algatusel. Tema oli see, kes päästis keerukõrtsi hävimisest, tema organiseerimisel korraldati see ostmine, nagu Serjalaarga nimetas, oli tema see, kelle initsiatiivil ja algatusel ka kool sai 1965. aastal Eduard Lidenile. Olin tol ajal Rapla keskkooli abiturient ja mäletan seda aktust, Hilde 100. sünniaastaga aktust ja kõiki seda, nii et kõik see tuleb ka mulle väga elavad silmadesse Ants Kruusimäe, kuigi ma ise ei ole nii kooli. Aga ma pean Ants Kruusimäe oma õpetajaks ja kui ma 1976. aasta talvel muuseumisse tööle tulin, siis oli ta juba pensionil ja kodune, aga ta kutsuti välja ikka siis, kui muuseumisse olid tulemas mingid erilised külalised või tolleaegsed funktsionäärid. Kuulasin ja imetasin tema oskusi ja teadmisi külalistega suhelda ja mõnusa huumoriga kõikidele küsimustele ka teravatele vastata. Ants Kruusimäe sain ka tõepoolest muuseumitöös niisuguseid tarkusi, mida ma hiljem mitte kusagilt ei ole saanud. Lavastades enam kui 100 näidet. 1947. aastal jõudsin nii kaugele, et jõudsi Eesti 6 parema taidusteatri hulka. Saadeti ära kodulõued ja vastavalt tema soovile pandi kirstupaanele kodulõued kaseoks ja on maetud nii palju. No üle kõige ilmama, mul üle kõige armas. Väike on mu isamaa ja väike minu rahvas, siiski üle ilmamaa üle kõige armas. Leidsin aiast linnupesa, okad marjapõõsa sees. Ammu juba olid linnud välja läinud tema sees. Lennanud ära üle mere, soojemale kaldale. Sügistuul, kus külmab puhul, tungib läbi riiete. Künnel võis siin ilus olla, pehmes pesas liiva. Emakese tiiva vahel suvi taevast vaadata.
sealt eemalt Sinimetsast kõlas hele karjatäär. Kui sealt Sinijärve otsast üles tõusis Viidelpaev. Oh, kus võis siis ilus olla, hõisata ja elada. Pesake nüüd maha jäetud, sügistuur käib läbi maa. Mõisalu. Oh jää sa truuks. Jää ustavaks, usinaks saab. Ja iganes jää ausaks iga päev. Rööv olgu siin. Ja lille seda ma võtaks ja köidaks sellega. Ja köidaks sellega ühte. Oh õnnetu Eestimaa. Et vaeva sina ma võtaks. Võtaks päikese särama. Võtaks eha, võtaks koidu. Et köidaks sellega. Ja armastused ma võtaks. Võtaks truuduse, aususe ka. Ja köidaks sellega ühte sind. Kallis kodumaa. Ants Kruusimägi on mees, kelle tähtpäevi on tähistatud nii tema eluajal kui ka pärast tema surma. Ja eks see toob endaga kaasa ka tänasel päevale mõningaid probleeme, sest on väga raske leida uusi juhtumeid, uusi fakte mehest, kellest tegelikult on nii palju räägitud. Ja ma pean ausalt tunnistama, et ega mul enda isiklikult võib-olla vast midagi juurde lisada ei ole. Ma olen kohtunud Ants Kruusimäega üks, aga vahest ka 2 korda. Üks kord kindlasti, see oli 81. aastal, kui ma organiseerisin Geograafia Seltsi ekskursiooni Kesk-Eestisse ja loomulikult me kohtusime siis Ants Kruusimäega. Ja teine kord, kui ma olin veel päris pisike, see oli siis Mahla sõja mängimise aegu. Ja nii või teisiti, kuna ma seal pealtvaatajate hulgas olin ja jälgisin ka kõiki neid ettevalmistavaid üritusi koos oma isaga, siis ma arvan, et ma ikka ilmselt nägin Ants Kruusimäge ka siis, aga see on aeg, mida ma muidugi ei mäleta. Nüüd see, mis võiks olla nagu uus fakt, iseküsimus on selles, milline on selle fakti maht, aga see on päris kindlasti uus fakt, peitub selle raamatu kaante vahel. See on käsikirjaline reisikiri, millest siin juttu oli, mis kirjeldab 4 mehe, õigemini 4 noormehe, kellest kõige noorem peaks olema siis kõige vasakpoolsem, Edward Puumann, tol korral aastal 14 ja mõned kuud, Ants Kruusimägi oli 16 ja mõned kuud ja edasi siis on tegemist Jüri Kipperiga ja Albert Kukega. Need 4 poissi osutusid ühe kihlveo ohvriks, õigemini Edward Puumann osutus ühe kihlveo ohvriks, mille tulemusel sai ta kohustuse minna Euroopasse ja sellest reisikiri kirjutada. Vastasel korral oleks see läinud ta isale maksma miljon marka. Nii, Edward Puumann korjas siis oma 3 sõpra kokku ja 4 võeti siis matk Euroopasse ette. Reis algas 1. juunil 1925 Haapsalust. Rongiga liiguti Haapsalust Tallinnasse, esimene tõsisem peatus tehti Pukast jalgsi Mustakule, aga see kuulus ka asja juurde, sest eestlased on alati öelnud, enne kui lähed Pariisi, käi ära Mustakul. Ja poisid tõepoolest võtsid selle matka Mustakule ette ja on ka seda kirjeldanud, kuidas nad valutasid Otepää linnamäge, kuidas nad käisid Väiksel Munamäel ja kuidas kogu see matk siis nii-öelda Mustakule tagasi toimus. See, et selle põhiautoriks, umbes poole sellest on kirjutanud Ants Kruusimägi. Ja kui seda päevikut silmida, siis võib-olla kõigepealt paistab silma see, et noored poisid, et nende käekiri on lausa fantastiline. Tähendab, igal juhul annavad nad või on neid võimatu võrrelda tänaste õpilastega, vähemalt käsikirjandustes. Nii et eeskuju, mille poole püüelda, on täielikult olemas. Teiseks, see põhjalikkus ja usutavus, millega see reisikiri on kirjutatud.
ja kolmas muidugi, mis võib-olla vast Ants Kruusimäge puudutab, on see, et ilmselt see reisipäevik on tema poolt ka köidetud. Kui arvestada seda, et Ants Kruusimägi Läänemaa õpetajate seminari aegadel tegeles vähesel määral ka köitetöödega. Nii et selles mõttes on vähemalt mõned faktid olemas. Siis lisaks veel need faktid, mis nagu kirjeldavad Ants Kruusimäge. Ja võib-olla ma siin mõnda püüaksin ka ette lugeda, mis annavad siis Ants Kruusimäest ka sellise nii-öelda faktilise iseloomustuse või õigemini midagi nii-öelda Kruusimäe enda poole pealt. Muidugi võib-olla kõigepealt üks juhtum Belgia-Prantsuse piiril. Üks tema kaasreisijatest. Ats, kes tahtis ja tahab džinnimees olla, oli omale mitmed kraepiitsud kaasa võtnud ja kohvrisse pannud. Prantsusmaa ei luba aga niisugust kaupa sisse vedada, sest siin valmistatakse teda ju küll. Ametlikud tahtsid vaese Atsi pesu nüüd konfiskeerida. Suure vaevaga saime siis neile selgeks teha, et need igapäevase riietuse juures tarvis lähevad. Mida tähendab üks džinnimees? Kõik teab. Tähendab, aastatel 1921-23 oli Eestis väga moodne tants džinni. Üks boksi erimeid. Ja ilmselt tol korral selleks, et seda tantsu tantsida, oli vaja ka vastavalt riietada. Selle juurde kuulusid, ma ei tea, takid vaevad, aga võib-olla midagi smokingulaadset ja loomulikult ka vastavalt kaelasidemed ja muud. Seoses Berliiniga. Linnas on toredad ehitused, mis meid iseäranis aga Atsi kui arhitekti huvitasid. Ats oli nimelt koolis ühe töö juures ehitajate juht olnud. Sellest me teda sarnase nimega hüüdsime, kui teda vahest nöögata tahtsime. Nii, võib-olla kas või sellest või nendest lausetest võiks otsida või võiks näha esimesi vihjeid Ants Kruusimäe kultuurihuvidele. Ja kui me edasi loeme Ants Kruusimäe poolt kirjutatud reisi ja Šveitsi ja iseäranis siis Itaalia reisikirjeldus, siis vihje või tema kutsumine arhitektiks on igati põhjendatud, sest et Kruusimäe poolt nii-öelda läbi kirjutatud Itaalia, eriti linnad Milano, Padova, Veneetsia, Rooma, Napoli, need on tegelikult kirjutatud fantastilise täpsusega. Selles osas võib üksnes Ants Kruusimäge ja tema teadmisi kadestada. Loomulikult see näitab ka seda, kuivõrd põhjalikult poisid olid kõigepealt reisiks ette valmistunud ja teiseks, kuivõrd põhjalikult töötasid nad selle reisipäeviku kallal. Nüüd siin oli juba juttu sellest, et Ants või et päeviku kirjutamine, päevaraamatu kirjutamine oli jagatud ära 4 poisi vahel, igaüks kirjutama ühe osa. Ja nüüd ma loeksin ette siis Ants Kruusimäe enda poolt kirjutatud sõna tema matkalõigule, mis siis algas Baselist, Šveitsi jõudes ja lõppes Sardiinia saarel paikneva Cagliari linnaga, kus siis asuti laevale ja sõideti Hispaaniasse. Nii, päev-päevalt lähenes Šveitsi ühes Baseli linnaga ning ühes sellega ka tähtis meil ja täitus meil meie reisi raamatupidamine. Pime mul on raske lugeda siin, tähendab, põhimõte on selles, et sellel hetkel anti Ants Kruusimäele üle raamatupidamine. Raamatupidaja, ega see nii kerge ülesanne olegi. Viida aega iga päev hulk teha ülesmärkimistega ja vaatluste juures
sead omale andmeid ja ma võib-olla loobun nendest lugemisest, tõesti asi natuke pimeasti. Aga jah, tähendab, Ants Kruusimäe tõepoolest, ta on väga selgelt seatud endale selle ülesande, mida ta ette võtab, mida ta kirja paneb ja seda siis läbi 2 liigi. Ja kui nüüd vaadata siis Ants Kruusimäe kirjeldusi, siis need on tõepoolest fantastilised ja väga tõetruud. Ja ma pean ütlema siin seda, et väga suure osa ja just eelkõige sellest Ants Kruusimäe poolt kirja pandud Šveitsi lõigust ja Itaalia lõigust olen ma ise ka läbi käinud oma autoga või orienteerujatega, bussiga või mingil muul moel. Ja seetõttu, kui ma seda raamatut esimest korda käes võtsin ühes vanaraamatupoes, siis muuski tol hetkel just huvi see, et poiss nimega Ats on just kirjutanud seda, mida ma olen oma silmaga näinud. Ja minu jaoks oli antud hetkel tegemist täiesti kujulise reisijuhiga, mis aitas mul meelde tuletada kõike seda, mida ma oma silmaga olin näinud, mida ma ise enda jaoks eesmärgiks olin seadnud. Šveitsist on Ants Kruusimägi päris ilusti kirjutanud Luzerni, Zürichi, Luzernis, sama surevat lõvi. Siis edasi on ta kirjeldanud oma liikumist ümber Pilbarstüteri järve, kus need poisid võtsid ka eesmärgiks tõusta Pilatuse otsa, seal juhtus aga ühe poisiga pisik õnnetus, nad olid omavahel müüriga kokku seotud, üks nendest libastus, pidi alla kuristiku hukkuma ja ülejäänud 3 siis suutsid ta viimasel hetkel päästa. Aga see oli ka põhjus, miks umbes 100 meetrit jäi neil tol korral Pilatuse tipust puudu. Edasi järgnes siis rongiga sõit, muidugi enne seda külastada Wilhelm Telliga seotud paiku, Tellikabelit ja muid kohti ja läbiti siis ka Gotthardti tunnel, mis oli muidugi omaette vaatlemisväärsus tol korral ja mis on loomulikult omaette vaatlemisväärsus ka tänapäeval. Ja edasi jõuti siis Šveitsi, Itaalia piiriteale ja seal oli siis järjekordselt Ants Kruusimäel paras segeldus. Ja seda ma võib-olla püüaksin ka ette lugeda, mis siis juhtus Ants Kruusimäega Šveitsi ja Itaalia piiriteale. Järgmine tollitalitus. Sinna läheme nagu igale poole tolliasutustessegi lootusega, ega meil pole midagi salakaupa ega muud selle sarnast. Seal aga küsib tolliametnik, kas sigarisi või paberossa on? On, vastan ma. Mis peale talle kaardi Prantsuse sigarisi ulatab? Arvan, et antakse tagasi, kui te eksid. Tolliametnik pani sigarikaardi kõrvale ja asus meid piinliku hoolega läbi otsima. Etsil oli tükk leiba taskus, mis kõvasti paberisse oli mähitud. Ka selle arutasid lahti ja turkisid läbi. Kui siiski meie juurest midagi kahtlast ei leitud, peale sigarikaardi lastakse teised minna, kuna mind kantseleisse viiakse. Sääl määrati mulle tollimaksuks 38 liiri, see on umbes 500 Eesti marka. Seletasin neile küll, et see kaup oli minu isiklikuks tarvitamiseks, aga mitte salakaup. Aga see ei aita, toll tuleb maksta. Ja muidugi siis tekkisidki Ants Kruusimäel teatavad segeldused, oli vaja raha vahetada, et see trahv ära maksta. Siis läksid poisid, ülejäänud 3 poissi kaduma. Ants Kruusimägi arvas, et need sõitsid juba edasi, veendumises, et Ants Kruusimägi on pandud kohtusse istuma seal nädalaks või 2. Kui Ants Kruusimägi vabanes, selliseid ei leidnud, oli järgmisele rongile ja sõitis Itaalia poole. Järgmises linnas, see oli Como linnas, oli seda rongid maha, käis linna vaatamas ja kui ta uuesti järgmise rongi aegu jaama jõudis, siis enne imet, teised poisid tulid rongi pealt maha, nii et reis jätkus õnnelikult. Aga enne seda oli tegelikult veel üks päris huvitav juhtum Ants Kruusimäel, see oli Pariisis ja võib-olla ma loen ka selle, et palju aeg on. Nii.
kuid see juhtus siis Pariisis. Juhtus ka väike ähvardus. Nimelt oli seal jooginõu, mis automaatselt töötas. Teatud suurusega raha sisse lisates võid sealt igasuguseid veine saada. Ats läks oma teele konjakit sisse laskma. Ei teadnud õieti, missugune see konjakikraan on. Paneb klaasi kraani alla, laseb vedelikku täis ja hakkab jooma. Teeb aga niisuguse hapu ja veidra näo, et kõik kohvikus olijad südames naerma pahvades. Eks Ats oli konjaki asemel petrooliumi joonud, kogemata petrooliumikraani lahti keerates. Nii, tähendab, kui nüüd vaadata ja lugeda kogu seda päevikut, siis tuleb välja, et Ats ehk Ants Kruusimägi oli poistest see, kelle poole või kelle juhtumeid nagu kõige rohkem kirjeldati. Teised jäävad selles osas täiesti tema varju või teisiti võiksid ka siis nüüd teha järelduse, et Ants Kruusimägi oli omamoodi juht või liider selles poistegrupis. Ja siis poisid jõudsid õnnelikult Itaaliasse ja Itaalias siis liiguti rongiga läbi Milano, üle Padua, Venetsiasse ja sealt edasi siis üle Bologna, Rooma, Napoli, Gallianisse. Ja just need Itaalia linnade ja Itaalia kultuuriloolised kirjeldused, need on minu meelest kõige kõige fantastilisemad ja mis hiilgavad täiesti oma sellise täpsusega ja korrektsusega. Ja võib-olla ma püüaksin lugeda ühe lõigu ette sellest, mida Ants Kruusimägi koos oma kaaslastega siis Padua linnas nägi. Linnas vähe ringi vaadates liigud otse loomusunnil linnaservale, kus asub Madonna del Arena kirik Giotto freskodega. Giotto oli esimene maalija, kes hakkas maalis kasutama teaduslikult perspektiivi küsimust. Selles kirikus on terve rida freskosid, millest erilist tähelepanu väärib nutt Kristuse aula. Selles pildis muutub kurbus traagiliseks paatoseks. Nii sügavalt mõjub tavaline maastik ning üksik lage puu. Kurbust, kaduvust ja surma tabavalt sümboliseerides. Teistest väärivad tähelepanu põgenemine Egipti, püha Joakimi tagasitulek karjaste juurde, Joakimi unenägu, Juudase suudlus, ristimine, meeleolutreisid ning terve rida teisi geniaalseid töid, mille vaatuseks ei jätku sellest vähesest ajast. Nii, edasi siis võiksin kirjeldada, kui aega oleks, kui me kasvõi nende juhtumisi Veneetsias, nende kongresõite ja muidugi Veneetsias saavad nad kokku ühe teise Läänemaa õpetajate seminari poistegrupiga, poisid, kes olid siis kas sellel kevadel või eelmisel kevadel kooli lõpetanud ja kuidas siis eestlaste omavaheline kohtumine kulges, millises rõõmus teisi eestlasi kohati kaugel võõramaal Veneetsia linnas. Ka seal muide Milanos kohtusid nad samuti eestlastega. Need olid Eesti noored lauljad, kes said koolitust siis kuulsas Milano La Scala ooperis. Ja võib-olla siis ka veel üks pisikene kirjeldus nüüd Roomast. Ants Kruusimäe sõnadega, see on siis Rooma foorumist. Foorum on enesest väike platsike, 154 × 52 meetrit, aga tähtis on see koht Rooma ajaloos. Kui palju suuri asju on siin sellel platsil otsustatud, oli ju see rahvahääletuse koht. Kui palju uhkust ja ilu, kui palju valesust ja häda, kui palju sõdasid ja rahuaegu on see plats üle elanud ja näinud. Sellel platsil on ka Antoniuse Caesari mõtsukas sütitavaid kõnesi pidanud ning siin on ka Caesari laip tuhaks põletatud. Nii, omaette huvitav juhtum on kirja pandud Napolist. Siin kirjeldab Ants Kruusimägi kohtumist kohalike kerjustega, mis pidi neile peaaegu halvasti, poistele halvasti mõtlema.
Oma ülalpidamise eest ei näe neil kerjustel sugugi muret olevat, vaid pikutavad rahulikult turgudel ja kõnniteeveetel päikesepaistel ja muruvad igalt möödaminejat paari sentiini ja lähme natuke edasi. See nüüd puudutab küll ETS-i, aga selle on kirja pannud siis Ants Kruusimägi. Ühel hetkel hakkas ETS taskust midagi otsima, mis kerjuste silmad särama pani ja põhjust andis suureks suselimiseks nende hulgas. Igaüks püüdis lähemale tungida, tõugates teisi oma eest. Suuraga oli nende imestus ja veel suurem viha, kui ETS paberossikaardi taskust võttis, neile kõigile paberossid ette andis, tuld süütas ja me kõik rahulikumalt edasi liikuma hakkasime. Pöörasin veel hetkeks tagasi ja panin tähele nende imestust. Hulk aega seisid nad niiviisi lolli nägudega, aga see oli vaikus enne tormi. Olime vaevalt mõned sammud edasi jõudnud, kui meie selja taga hirmus lärm lahti läks. Sääb sadas igasuguse emusõnu meie aadressil ja lõpuks astusid isegi kivid ja kaikad platsi. Kiirustasime sammu, et välja jõuda kivide ulatuse piirkonnast, aga siiski käisid nad veel hulk aega meie kannul sõimates ning meid maapõhja vandudes, kuni viimaks politsei nad laiali ajas. Võib-olla ma rohkem praegult seda päevaraamatut ei sirvi ja võib-olla tõstataks küsimuse, et kui see reis aset leidis, et miks Ants Kruusimägi sellest ise kunagi mitte kellelegi rääkinud ei ole. Ja tegelikult põhjuseid võib olla mitmeid. Mul on endal mitmeid tuttavaid selle põlvkonna mehi, kes olid siis seotud kas näiteks Soome poistega või nagu siin oli vihatud Ants Kruusimäe seost Saksa sõjaväega või ka võib silmas pidada sellesse seltskonda kuuluvaid teisi poiste. Ja tähendab, need olid ajad, millest eriti kuni aastani 1990 eriti räägitud. Ja võib-olla näiteks, kui ma hakkaksin spekuleerima, siis ma leiaksin ka näiteks ühe põhjuse, miks näiteks Ants Kruusimägi ei rääkinud oma reisist. Sest et selles reisiseltskonnas üks poistest, Eduard Kuumann, lahkus 1944. aastal Saksamaale. Eduard Kuumann oli mees, kes lõpetas või vähemalt õppis 1942. aastal Tartu Ülikoolis juura. Väga raudselt ma võiksin leida näiteks Eduard Kornhöö palju varasemate reisikirjadega mingeid seoseid, aga need seosed on pigem tinglikud. Ja 1920. aastatel alguses tõepoolest Eestimaal reisikiri muutus ikkagi väga populaarseks ja pigem väga nõutuks, aga ega väga palju neid reisikirju ette näidata ju ei olnud. Ilmunud olid Tugras esimesed reisikirjad, eelkõige on silmas seda reisi Hispaaniasse, siis Artur Ratson käis Saksamaal, aga ma ei ole päris kindel, kas Artur Ratsoni Saksamaa reisiraamat selleks ajaks oli ilmunud, aga Artur Ratsoni reisiraamat on võib-olla üldse üks paremad Eesti reisiraamatuid ja seal Artur Ratson võrdleb nii-öelda eestlast selles mõttes kassiga, et eestlane püüdis Euroopasse samavõrra kui kass nii-öelda Balderjani poole. Nii et põhjus reisida ja reisikirju kirjutada, reisikirju lugeda oli tol korral ikkagi väga kaalukas. Ja selles mõttes, kui see raamat ei ole mitte reisikiri, siis on ta reisijuht igal juhul. Aga veel kord ma tuletan oma palvet meelde, nii-öelda lükake ümber minu kahtlused. Selles osas, kas reis äkki ei toimu. Ei, tähendab, asi on nüüd selles, et siin
nii-öelda tiitellehed ma võin teada saada, et kui ma loen seda, siis ma saan teada, et ekskursioonist võtsid osa Puumann, Kruusimägi, Kipper ja Pukk. Ja eks järgmine allikas oligi Läänemaa õpetajate seminari nii-öelda dokumendid. Ja sealt oli võimalik teha kindlaks nende meeste nimed. Ants Kruusimäe ja Jüri Kipperiga oli suhteliselt lihtne, nende osas oli võimalik, Ants Kruusimägi oli minu jaoks kohe selge, et tegemist on sama mehega. Jüri Kipperi andmed leidsin ka, siis Eduard Puumanni jälile ma jõudsin Tartu ajalooarkiivist, Albert Puke jälile ma ei ole jõudnud, aga ma ei saa ka 100% välistada, et äkki on tal isegi mu enda sugulane. Aga just kui vaadata nüüd seda sama pilti, siis oma sugulast Albert Puke, kes on sama vana, nägi ma kuskil 30 aastat tagasi viimati, ta on surnud, aga ta oli suhteliselt lühike mees. Selle raamatu järgi oli Albert Pukk nende seast kõige pikem. Jah, nii et ma arvan, et vähemalt ta on see keskmine. Nii et jah, seda esiraamat sattus mulle kätte Rahvusraamatukogu all olevas nii-öelda vana raamatupoes ja nagu ma geograaf, nagu ma olen, ei jäänud mul midagi muud üle kui see ära osta, sest ta oli niivõrd huvitav, niivõrd fantastiline ja niivõrd originaalne, midagi sellist ma varem näinud ei olnud. Ja nii see asi minu kätte just 4 aastat tagasi jõudis. Kui Kalev oli selle päeviku antikvariaadist, Rahvusraamatukogu antikvariaadist ära ostnud, siis me Riigikogus istusime üle vahekäigu, siis Kalev näitas seda mulle, et näe, vaata, mis mul on. Ja mina vaatasin seda ja muidugi ta tegi kohe vihje Ants Kruusimäele. Ja ma ütlesin Kalevile, et kuule, müü see mulle ära. Ja käisin talle tükk aega peale, aga muidugi Kalev järele ei andnud. Ja siis ma mõtlesin 2 päeva järele ja tegin talle 3. päeval järgmise ettepaneku, mida ma loodan, et me realiseerime. Kuna ma praegu tegutsen kirjastajana, siis ettepaneku sisu oli selles, et me võiks tegelikult võtta selle päeviku raamatu aluseks ja teha talle teine osa juurde, ehk teisisõnu korrata seda teekonda siis vaimusilmas ja mõttes ja näidata, mis siis seal Euroopas ja nendes paikades praegu on. Seda enam, et praegu, kus Eestis saab kohe täieõiguslik liige 1. maist Euroopa Liidu liige, siis meil tuleb senisest rohkem kokku puutuda Eesti rahva, Eesti rahvuskultuuri, eestlase ja lõpuks meie kõigi tähendab iseenda identiteediga. Me peame ennast kuidagi paika panema. Ega see ei loe, et me ütleme, et me oleme Eesti on alati Euroopas olnud. Tuleb ennast leida uues maailmas, uues situatsioonis ja see mõte on nüüd niisugune, et võib-olla õnnestub see päevik välja anda. Sellisel juhul oleks nüüd Kalev see, kes selle teise osa peamiselt geograafina ja mõtlejana valmis kirjutab. Aga nüüd Ants Kruusimäe enda juurde. Minul oli õnne olla Ants Kruusimäe õpilane 8. klassis Juurus, tookord Juuru keskkool. Tulin ma Härgla 7-klassilisest koolist, kus olid tollal väga tugevad õpetajad ja 8. klassis Juurus selgus kohe, et üks meie õpetajaid on emakeele õpetaja Ants Kruusimäe. Aga kuna Härgla õpetajate tase oli nii tugev, siis Ants Kruusimägi sulas kuidagi sellesse loomuliku järjena oma õpetamise meetodiga ja õpilastesse suhtumisega sisse. Nii et mis seal salata, nii nagu teie praegused õpilased, nii ka meie tookord, ega me ei mõelnud Ants Kruusimäest kui mingist imeinimesest. Aga me märkasime küll, et midagi oli tema tundides teisiti. Ja teisiti oli see, et see võis muidugi, kui nüüd aastat tagasi mõelda tollele ajale, võis olla muidugi see, et Ants Kruusimägi ei tõstnud eriti häält ja Ants Kruusimägi ei teinud midagi selleks, et klassis oleks, nagu õpetaja tahab, klassis oleks kord. Aga kuidagi ta pani ennast kuulama
pani asjade üle järele mõtlema ja kindlasti, mida ma isiklikult enda kogemusena võin öelda, on see, et pärast teda või tema õpetas või tema ütles, et Mahtra sõda on väga hea romaan. Mõnigi kord on seda hiljem kahtluse alla pandud, et no mis see siis ikka on, et see on lihtsalt üks ajalooline romaan teiste hulgas, aga Kruusimägi rääkis sellest romaanist umbes nii, nagu see Mahtra sõda oleks äsja toimunud või lausa toimumas. Ja miskipärast, kui ma praegu mõtlen järele nendele kirjandustundidele, siis mulle ikka näib, et Kruusimägi oli tavaliselt, kui me kooli tulime, siis ta juba oli koolis. Kui me koolist ära läksime, siis Kruusimägi, kui ta ei olnud koolis, siis ta liikus sulle ikka siin jõulualevi peal vastu. Ja mul on kujutluspilt, nagu oleks ta ka koolis tunnis olnud barett peas, tema lahutamatu koostisosa oli barett. Muidugi see nii ei olnud, sest et ta oli äärmiselt korrektne, ma ütleks isegi härrasmees, sirge rühiga ja niisuguse rõhutatult heas mõttes iseteadliku olemisega ja barett lihtsalt ei kuulunud ruumis tema õude. See on nüüd üks, mis ma temast mäletan. Teine on muidugi see kogemus, milleni ma jõudsin alles hiljem ja milleni alati õpilased jõuavad hiljem. Et kui sa saad aru, et sul on olnud üks hea õpetaja või head õpetaja ja sa enam nendega lausa kokkugi puutuda ei saa, sest nad on siit maailmast lahkunud, siis on esiteks sellest väga kahju, aga teiseks, kui sa hakkad mõtlema ja analüüsima, sa saad aru, mida sa konkreetselt sellest õpetajast sai endale. Ja mina tõesti seda sain, et kuna meie kodus oli vaatamata sellele, et pool suguvõsa oli Siberisse küüditatud, oli mingi ime läbi tädi raamatukapp kodus alles, kus olid kõik need suurepärased eestiaegsed teosed, kaasa arvatud ka see, millest Kalev rääkis, Maailma maad ja rahvad. Ja seal kapi ees tihti, ise küll unistades trammijuhiks saamisest miskipärast, õppisin ma kirjandust tundma ja nüüd Ants Kruusimägi oli see inimene, kes noortele inimestele pani selle eesti kirjanduse kuidagi nagu süsteemi. Oli ka teisi väga häid õpetajaid. Ants Kruusimäe tunnis oli alati väga vaikne, aga näiteks meie inglise keele õpetaja tunnis, Asta Muri tunnis oli mõnikord nii palju lärmi, et õpetaja oli sunnitud tunnist ära minema. Ja miks see nii oli? Tema oli teisel kujul väga nõudlik. Tema inglise keelega võis hiljem maailma läbi rännata, aga esiteks ta oli naisterahvas, naisõpetajatel on tavaliselt raskem tunde anda kui meesõpetajatel ja tema isiksus väljendus teisiti kui Ants Kruusimäe. Kruusimäe teenetest on siin väga palju räägitud, aga vaieldamatult oli tema üks neid inimesi, kes andis juurule sisu. Ja nüüd need inimesed, kes juurus elavad, võiski mõelda, kes on tänapäeval need juuruinimesed. Nad ei pruugi tingimata olla õpetajad, aga kes on need inimesed, kes annavad elule, mitte ainult juurule, vaid ka teie elule, teie mõtetele tulevikust sisu. Katsuge see üles leida praegu, sel hetkel, kui see kõik toimub ja need inimesed on teie juures olemas. Mitte aga nii, nagu me enamasti õpetajate puhul kogeme, et me saame alles hiljem aru. Tõsi, Kruusimäe kohta see siiski päriselt ei kehti. Tema oli autoriteet oma eluajal, sest et õpilaste jaoks oli ta autoriteet juba sellega, et teda tunnustati. Näiteks see, kui ta siinsamas saalis tegi näiteringi ja kui tema lavastused tulid, juba see oli austust väärt. Mitte igaüks ei suuda lavastada ja lavastaja puhul on ju see, kui teised täiskasvanud inimesed kedagi autoriteedina tunnistavad, siis õpilased võtavad selle automaatselt omaks. Minu koolis käimise ajal oligi Mahtra muuseum asukohaga
noh, mitte sellisel kujul muidugi, nagu ta praegu on, vaid ta asus siinsamas majas. Ja üldse see maja siin on koolimaja kõrval teine maja, millel juurus on oma tähendus, mis seostub ka Ants Kruusimäega. On väga kahju, et Ants Kruusimäest ei ole siiani olemas sellist suurt sisukat raamatut, aga tavaliselt ongi nii, et 100 aastat hiljem selle inimese tegevusajast on üks õige aeg temast raamat välja anda, sest siis on olemas ajadistants ja siis saab ka veel kätte kõik need mälestused, ükskõik kas siis kirjalikul kujul või mälestuste kaudu. Ja ma arvan küll, et Ants Kruusimäest varem või hiljem sünnib üks suur isikuraamat. Praegu aga jääb mul oma esinemise lõpus lihtsalt öelda, et ma mõtlen tänu meelest temale tagasi. Üks näide siiski veel, millest ma tahaks teile rääkida. Ma ei mäleta millega seoses täpselt, aga kuidagi mingis tunnis rääkis Ants Kruusimägi puude istutamise vajalikkusest. Ma ei saa teile rohkem öelda, sest et siis ma mõtleksin ise midagi juurde. Aga see põhimõte oli küll, et kui inimene istutab oma elu jooksul kas või ühe kuu, siis ta ei ole asjatult elanud. Muidugi Ants Kruusimägi mõtles kindlasti seda ka mitte ainult puude istutamise tähenduses, vaid ka natuke kõrgemas, ülevamas vaimses tähenduses. Ja juuru ilma temata ei oleks kindlasti see juuru, mida me täna tunneme. Meil on veel üks esineja saalis kuulamata. Õnneks on ta meie oma kooli praegune õpetaja, kes selle jutu, mida nüüd praegu lapsed kuulamata jätsid, saab ma tundides neile siis edasi anda. Elli Saar, esimene kolleeg juurukooli praegust on. Mina toonitasin 2 sõna, haridus ja haritus. Üks ainuke täht erinev. Aga kui erinevad on ikkagi need sõnad. Haridus on meil kõigil. Kas me kõigi kohta saab öelda haritus? Minu arvates Ants Kruusimägi oli harituse musternäidis, sest kui rahvus ei tea, kus on tema juured, kus ta on tulnud, siis pole minu arvates tema jaoks olevikku olemas. Ja mis tulevikku saab olla rahval, kes ei mäleta oma juuri. Oma juuri peab mälestama. Ja ma tean, millist meeletut tööd tegi Ants Kruusimägi Mahtra sõja sündmuste uurimisel. Kui palju aega veetis ta Tallinnas ja Tartus, kui palju materjale sai ta seal nende sündmuste kohta juurde. Kõik need ülekuulamiste protokollid, need olid ju venekeelsed. Ja nad olid kirjutatud ka muide imeilusa käekirjaga, sõna otseses mõttes kalligraafilise käekirjaga. Nendest sai paljundused tehtud. Ma olen päris palju neid protokolle tõlkinud Ants Kruusimäe vene keelest eesti keelt. Täpselt, võimalikult täpselt, et saada kõik andmed selle sõjaga. See oli tema elu mõte, välja uurida kõik inimesed, kes olid Mahtra sõjaga seotud. Kõik need sündmused. Ja mina mäletan, mina olen ka väga palju Mahtra muuseumis kiidi rollid teinud. Aga oi jumal, mina ei võrdi ennast. Aga mitte iialgi ja mitte kunagi. Temal oli fantastiline võime grupp oma käe alla saada. Aga kui tema nad Mahtra sõjaväljale viis ja jutustama hakkas, siis silmapilt kuulasid kiltuda. Mitte keegi ei vaadanud kõrval. Selline tunne oli, et tema enda selg oli see, mis seal tegi. Tema töös näiteringi juhendana on palju räägitud. Mind ta ka tiris näiteringi. Ajasin kutsõraksarved vastu, aga seal polnud midagi. Panin mind tööle. Niivõrd mitmel kõigine inimene kui tema oli. Ja mina tahaksin lõpetada sõnadega, mida viimasel ajal eriti palju ei kasutada. Ta oli õpetaja suure tähega ja ta oli meie maa soov.
Maarjamaa on veel siin saalis. Rahvamaja pere. Ja Anu teras vallamajast, aga Anu ei ole praegu siin, nii et ta temale lihtsalt neid tähelepanu. Ja ise olen sellega nii palju seotud, et kah mõne näitlejaga Juuru näiteringis on su käe all olnud, nii nagu Aavo pidi seda. Ja ükskord olen ka olnud suur au olla tema tegemiste juures assistendiks, sest tol ajal lõpetasin just Priit Raudkivi näitekunsti õppestuudio Raplas. Ja siis oli üks niisugune diplomi sööks veel ja siis olin siis tema lange käe all seal. Ja peale selle, kuna ma ise natukene uurimisega tegelesin, siis kui ta lõpetas oma töö ära, siis olin ma rohkem seotud aastase koodi tehniliste andmeteks. Kutsus mind ikka sageli enda juurde ja siis me ajasime neid daatumid seal kokku. Papa juures kuski peale viidati käis, enam ei suutnud teha nägemine. Mul on nii palju ühist. Nii et olgu see väike lillekimbuke täna mälestamiseks. Muuseumi poolt. Ja kui me siin surnuaias praegu oleme, siis mul tuleb meelde sügisene õhtupoolik, kui me Astuusimäega siin surnuaias jalutasime ja otsisime Marta Sõjamäe Sõnulangi hauda. Astuusimägi oli mitu korda aegselt avaldanud, et ühegi Marta Sõjamäe hauda läbi. Ja ta ütles, et ta teab enam-vähem, et see haud võiks olla, aga päris täpselt ei tea. Ja siis tal oli vana foto kaasas ja just vaatasin seda vana fotot ja niimoodi me siis kõndisime siin ja pimedus hakkas juba tulema ja oli hirm, et see haud jääbki leidmata. Aga siis ta kuidagi elavnes ja ütles, et ei, see ikka on see õige haud. Ja see oli ilmselt 82. aasta sügis ja 83. aastal oli ees Mahtra sõja 125. aastal oma pidustused ja siis me ühiselt otsustasime, et selleks peaks see üks kall tähistatud saama ja niimoodi siis see asi hakkas arenema, kõigepealt oli see kall leitud ja siis muidugi hakkasid kivi tellima, et ta oli Kaiumees, siis muidugi rääkisin Lembit Arroga ja siis Kaiuga hoos maksis selle kivi kinni ja 83. aasta suvel, see oli juunikuus, siis kui Mahtra sõja 125. aasta pidustused olid, siis me selle kiviga avasime. Üleile sildisin kõigile koostatud seda Juurukiheldonna ajalugu ja juba niisuguse vana mehe käekirjaga, ta tegi täiendusi sinna kroonikusse kogu aeg ja need olid siis tavaliselt sinna teisele veerule, mis tühjaks jäi, sinna teisele veerule ta oli siis niisuguse väriseva käega kirjutanud, et nüüd on see kall tähistatud, aga tal oli kuidagi kurbed väga tagasihoidliku küüga. Et tema hinges oleks tahtnud, et see oleks midagi niisugust vägevamat olnud, see näitab, et tema jaoks Mahtra mehed olid midagi vägevamat, aga see pisike madal hauatähis ongi siin, ma arvan, et enamasti seda teavad seal keskel vanemas põhjas. Niisugune mälestus minu Juuru surnuaias vastu.
loodame, et see vee siia ei rohtu, et kool on ka otsustanud, et mitte ainult iga 5 aasta tagant, vaid igal aastal me tuleme siia sellel päeval. ainult ei õpetanud, ei kasvatanud, vaid tema oskas ka vaikimisega panna õpilase korda pidama, vaikust pidama ja teda kuulama, ilma et ta oleks natukenegi häält tõstnud. Nagu eelmised kõnelejad siin rääkisid, ta oli muidugi väga lugupeetud ja austatud õpetaja, tegi siin oma elutöö, aga tema vaatas kõiki inimesi sellise pilguga, et millist osa, kas käesolevas näidendis, mis ta õpetas, või tulevases näidendis, mis tal mõttes oli, panna üks või teine inimene mängima. Vaatamata sellele, kas tal eeldusi oli või ei olnud, see ei maksnud tema silmis midagi. Minul oli au olla üsna noore poisikesena vana rahvamaja juhataja, see oli seal puidumaja seal Vene kiriku poole mõned aastad ja seda ka kohakaasluse alusel. Lihtsalt uksed lahti teha, uksed kinni panna, kui kinu oli. Ja siis Ants Kruusimägi oli see, kes tõesti näiteringid ka sinna majja tõi. Ja ma toon ühe näite, kuidas ta inimesi oskas valida. Kõik enamus mäletavad kooperatiivis ja raamatupidajat Eduard Härmi, kui ta ravastas Pisu hända. Ja teine selline suur kuju oli Piibeleht, kes oli Aavo Parnatus. Ta mälevad noorest peast, missugused tema juuksed on. Ei olnud parukat vaja, ei olnud kremsu ja ta võttis elust inimesed sellesse osasse, mis nad juba välimuse järgi istutas nad sinna ja ei olnud midagi vaja rohkem teha, kui panna neid sõnu välja ütlema. Tema vaatas kõiki inimesi sellise pilgu. Ja õnn oleks, kui kõikides külades, kõikides piirkondades oleks sellised kultuuri eestvedajad, siis oleks igas piirkonnas mäletada inimest, hinnata tema tööd ja võrrelda ka seda tööd, mis keegi praegu teeb. Nii et minul on temast väga suur lugupeetud. Aga ja siis järgmine päev kõik tervel klassil käed püsti, õpetaja vabandagi, meil on õpetaja õppimata, et voolu ei olnud. Aga ta pappi näitas minu peale, tule vastama. Ja ma loomulikult ei osanud ja üks. Ja see oli palju aastaid hiljem, kui juba mina olin ka juba täismees ikka omad mõttes ja siis ma ükskord küsisin kodus isa käest, miks pärast sa mulle väänesid selle üle välja? Et sa ju teadsid, et meid ei saanud õppida, ei saanud. Aga isa ütles, mis näoga ma oleks teistel lastel otsa vaadanud, kui ma poleks sulle ühte pannud. Ja ütles, et ma tean, et sa selle ühe ära parandad, et see sulle ei loe midagi selle hinded. Aga mis näoga ma oleks teistel lastel otsa vaadanud. See on nagu, et tema ei andnud muidu narriti küll, et õpetaja poeg, mis sul viga. Aga ei, tema ei
seda võib küll öelda, et tema selles suhtes armu ei andnud ei mulle ka. tahtsid, et teinekord oli, et siis sai midagi asju küsida ta käest tunni ajal. Ja siis ta kukkus jutustama, siis ta unustas selle ära, ta rääkis seda asja, seda ja nii huvitav, et sa rääkis selle asja, et ta unustas ära, mis ta tegelikult pidi õpetama. Selle ajastu, selle põlvkonna inimeste hirmu meie enam, isegi mina enam hästi ei mäleta, aga tegelikult see põlvkond elas ikkagi meeletu hirmu all. Ta võis tõesti seda mitte rääkida. Ei tea, ei, seda võib-olla ei räägitud kõige lähemale inimesele ka mitte. Aga näiteks mina leidsin Taadi kirjutatud selle eluloo kirjelduse iseendast. Seal oli ta kirjutanud näiteks Saksa sõjaväest, aga sellest nagu Euroopa reisist ei olnud kordagi mainitud. Et siis ta oleks seal maininud, kui ta oli Saksa sõjaväestki kirjutas. Noh, selle aja kohta ta sai lihtsalt kirjutada, et võttis Läänemaa seminarid ja see oli see lõik oli ilusti jaetud eluloos, nii et võib-olla õhtu selle pärast lihtsalt ei eraldi nagu seda välja ei tulnud. Võib-olla oli see õppeprotsessi osa ja kas see piltide taga on aastaarvust ja need kaardid? Ja võib-olla ongi äkki selle päeviku kaardid? Mul tekkis selline küsimus, et seal oli juttu, et ühe poisi isa andis neile 1 000 000 marka. Kui palju see 1 000 000 marka siis õieti oli? Tähendab, ma räägin selle kohta, see oli aeg, kus Eestimaal oli raha nagu raba. Tähendab, need Vene kullad ja kõik need kullaärid ja see kestis kuskil just 25. aastani. Teistpidi, me 1 000 000 marka, ma tean, minu vanaisa ostis Tallinnasse 4000 ruutmeetrit maad ja see maksis 1 000 000 marka ehk 10 000 senti. Nii et ma ise arvan, et see oli umbes, ütleme, 20 hektarilise talu hind kuskil Tallinnast 50 kilomeetri kaugusel. Nii et tähendab, raha ei ole üldse küsimus. Ma otsisin muidugi nii-öelda Puumani nime Eesti majandustegevaste või võimalike pankurite seast, aga ma ei leidnud, aga see ei ole argument. Minul ei ole ühtki argumenti, et reis ei toimu, aga samas ma ei saa väita, et reis toimub. Vot see on jah, aga siis pidi nendel olema tohutu, kuidas öeldakse, et nad pidi tohutu palju siis uurima neid raamatuid. Millest siis kirjutatud, et nii täpselt, te rääkisite, et nii täpselt on see kirjeldatud. Priit teatud mõttes on sul see õigus. Sellepärast minu vanaema ütles mulle niimoodi, et tema ostis talukoha, et kus varna jalgratas maksis talukoha. Selle eest tema sai Hans Hoieri firma akordioni. Nii on loo. On õigus, on. No klassiestassioonidki olid, et siis ta oli alati valmistus nii põhjalikult. Nende meeste silmis on mul õigus, kes on siin halli peaga mehed. See on 100% selge. Siin ei ole mingit kobinit rohkem. See on täitsa õigus. Ma ei tea, muidugi mõtlen, et ma iga kord, kui ma seda näen, siis ma pakun järgmise raamatu idee välja. Hans Tertsi see raamatuga ma olen Tiial teab mitu korda juba segamine ajanud, aga Ants Kruusimäest varem või hiljem tuleb isikuraamat teha, varem või hiljem. Õige oleks muidugi teha siis, kui ta on 100 aastat. Ja selleks ei pea olema nii, et palkad mõne kirjaniku või ükskõik kuidas, vaid selle võib teha mälestustest, isegi mälestustest, siis seesama kas käidud reis või mitte käidud ei oma tähtsust. See pildid ja sellest saab väga ilusa isikuraamatu. Hakkame peale mõtlema. 5 aastat on aega.